Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja tahan tutvustada teile sellist online küsitluste loomise vahendit nagu Quick Surveys. Kõigepealt läheb minna quicksurveys.com ehk nende kodulehe peale ja luua seal endale kasutajakonto. Kasutajakonto luues küsitakse teie käest kõigepealt teie soovitud kasutajanime e-maili aadressi, kuhu siis kinnituskiri saadetakse, parooli ja parooli kinnitust. Kui teil õnnestus oma valikut teha, siis viiakse teid kohe töölauale. Töölaud on lihtne ja lakooniline, pakkudes teile võimalust luua uus küsitlus, tugi ja abi, e-maili keskus ning teie küsitluste nimekiri. Kuna ühtegi küsitlust veel ei ole, siis mul on siin üks nimetu küsitlus, mille nime peale klõpsates ma saan hakata siis esimest looma. Kõigepealt läks panna küsitlusele nimi, ehk mina panen siia praegu Tere kevad. Kuna küsitlus saab luua mitmeleheküljelisena, siis ka siin on paremas ääres näha page 1, just läks panna ka lehekülgedele pealkiri. Mina panen siia näiteks kevade kuulutajad. Page description, sealt on võimalik lisada lehele kirjeldus. See on väga hea koht siis, kui te tahate näiteks lisada mõnda õppematerjali, lisamaterjali testi juurde, mis annaks siis abi näiteks testi lahendamisel. Nupurida on siin täiesti tuttav juba näiteks Wordist. Saab siia lisada siis fotosid, videosid, istutada erinevaid vidinaid, luua tabeleid, lisada sümboleid ja võimalusi on hästi palju. Mina pikalt siia kirjutan nii, salvestada ja algus on tehtud. Nüüd add question on see nupp, mille kaudu te küsimusi saate luua. Selle peale klõpsates tuleb lahti küsimuse tühi kast. Natuke kummaline on see, et siin ei pakuta kohe võimalust teil valida küsimuse tüüpi. Veidi harjumat ja kõigepealt tuleb luua siis küsimus. Mina valin kohe esimeseks küsimuseks pildiga küsimuse ehk kes on pildil. Ja otsustasin, et ma valin siia ühe kuldnoka pildi, kasutan otsimiseks Google'i otsingut piltide hulgast ja et kindlasti leida litsentsiga pildistaja poolt lubatud pilti, kasutan täpsemat pildiotsingut. Kõigepealt valin siit, et on märgistatud jagamisega ja ülesse kasti siis kirjutan oma soovitud nime ja Google'i otsing. See pilt tundub praegu sobivam olevat. Pildi peal klõpsates avaneb ta suuremalt ja parema klahviga saan ma võtta siis siit pildi aadressi ehk copy image URL. Nüüd lähen tagasi küsitluse lehele ja võtan siit selle väikese fotoga märgi ja kleebin selle sama kuldnoka pildi aadressi siia URL kasti. Selleks, et näha, kas kõik õnnestust, tuleb mul preview kastis klõps teha. No natuke suur on see kuldnokk. Ma teen ta veidikene väiksemaks, et vähendan laiust pidi tema suurust näiteks 350 pikslini. Nüüd mulle tundub, et sobib ja ütlen okei. Ja kuldnokk saigi siia teksti sisse. Nii, nüüd on ka viide pildi autorile olemas ja optionsit alt saan valida küsimuse tüübi. Siin üleval on kohe mitu tüüpi. Algab lihtsa ühe õige vastusega, aga mitmevalikuline küsimus, mille ette tekivad siis nupud, mida meie teame raadionuppudena. Multiply choice, multiply answers on see, kus saab siis mitu vastust ära märkida. Star rating annab võimaluse hinnata tähtedega, näiteks anda hinnangut mingile meeldivusele. Single text box on selline ühe väikse tekstiga kast. Matrix of choices võimaldab teha jälle valikuid. Esimene neist siis igal real ühe valiku, teine mitu valikut. Multiply text boxis on võimalus ühele küsimusele lisada mitu erinevat kasti. Näiteks kui teil on soov koguda andmeid oma vastajate kohta, siis minul ei õnnestunud kuidagi selle pictures and text küsimuse tüübiga ühtegi küsimust teha, aga äkki teil õnnestub. Ja order list of items ranking tähendab seda, et te saate anda hinnanguid jälle mingitele meeldivustele või järjestada neid tähtsuse järjekorras. Aga mulle tundub, et praegu siin kuldnoka juures sobiks hästi see single text box ja ülejäänud väli kohe muutus. Siia alla validation message'iks kirjutan ma ka kuldnoka nime. Kui mul tundub, et kõik on olemas, siis preview annab mulle võimalus üle vaadata küsimus. Ja täiesti sobib, siis save and exit kinnit küsimuse. Siia tekkis kohe küsimuse juurde ka nupurida. Edit võimaldab teil edaspidi küsimusi muuta. Copy näiteks kasutada seda sama küsimust, aga näiteks vahetada pilti. Liigutada, lehekülge poolitada, kui tahtmis siis järgmine lehekülg võtta ja kui küsimus ikka ei meeldi, siis delete nupuga ka ära kustutada. Aga mina võtan järgmise küsimuse add question. Ja teeme siis näiteks valikvastustega küsimuse ja küsiks näiteks niimoodi, et milline aastaaeg eelneb kevadele. Optionsit alt saan jälle siis määrata need valikud. Ja
Valikut tuleb anda üksteise all erinevatel ridadel. Panen tärni kasti randomize ehk vajadusel neid aetakse sassi, need vastused, ja panen tärni require answer, et nõua vastust, see tähendab, et ilma seda küsimust vastamata ei saa testi lõpetada. Review ja tekkis ilus valikvastustega küsimus. Ees on ka tärn, mida me tavapäraselt teame just sellise küsimuse märgina, mis tuleb igal juhul vastata. Jälle salvestada. Valime siis järgmiseks näiteks ühe videoküsimuse. Video olen ma juba eelnevalt YouTube'ist üles otsinud ja video puhul tahaks kopeerida see ülemine brauseri aknas olev aadress, mitte see, mida siin YouTube'is share alt pakutakse. Nii, ja see tuleb siis paigutada siia küsimuse sisse, selleks tuleb võtta see väike filmilinti meenutav nupukene, sinna peale klõpsata ja kleepida jälle see video aadress siis siia URL kasti. Ja jälle eelvaate peal kindlasti klõps teha. Ma soovitan ära võtta siit märk autoplay juurest, muidu laulab ööbik teil terve küsimustiku aja. Okei. Nüüd tuleks panna ka siis tüüp. Ja paneme näiteks selle küsimuse tüübiks see sama eelmise. Ehk multiply choice single answer. Nii, 3 lindu sobib küll. Jälle ajan vastused sassi. Nõuan vastust ja kui mul on tahtmist siia veel kommentaari küsimuse juurde kirjutades, mul on võimalik lisada see additional comment fieldi alt. Nii, see sobib. Vaatame preview, kas video jäi. Ja siin on siis väike vihje ka vastusele. Nii, salvesta ja välja. Teeme siis ka ühe selle maatriksit eeldava küsimuse. Ehk mis on kevade puhul tähtis. Ja valikutena tekkis meile kohe, kui me oleme siit valinud näiteks matrix of choices, single answer, 2 kasti. Ülemisse tuleks panna siis valikuvõimalused näiteks, et väga meeldib, sobib ka, väga ei meeldi, üldse ei meeldi. Ja siis, mille kohta ma hinnangut küsin, nii, vaatan, milline küsimus tuli. Sest on võimalik igal real valida üks nendest võimalustest, annab küsimuse koostaja siis saada ülevaade inimeste hinnangutest. Save. Lisasin siia veel nüüd mõned küsimuse tüübid, näiteks mitme valikuga küsimus ja hinnangu andmise küsimus. Ja siia lõppu nüüd panen selle mitme tekstiväljaga küsimuse ehk vastaja andmed. Nii. Multiply textboxis tuleb mitu valikut. Nimi. Vanus. Vanuse puhul saab määrata, et tegu on ainult numbritega, et keegi kirjutaks, et olen nii vana kui tahan. Ja klass, sinna jätame ka any tekst. Nii, sobib. Vaatame üle. Ja täiesti olemas. Save ja exit. Kui kõik küsimused on tehtud, siis oleks aeg oma küsimustikku kujundada. Selleks saab kasutada siis sõna style nupu abi siin üleval, kus saab siis valida värvivaliku. Mina valiksin näiteks kevadastel juttu, võtame spring ja salvestan selle ära sellisena, nagu mulle sobib ja siit ütlen exit. Neid värve ja küsimustiku puhul ka erinevaid tekstitüüpe on võimalik siis iga asja puhul eraldi muuta. Title all on erinevad pealkirjad, instruktsiooni all on siis võimalused juhendeid kirjutada, ka logo saab panna, kui soovi on, küsimuste juures, millised tekstid linkidel taustal ja nii edasi. Aga mina valisin nii, nagu praegu jäi, sõna exit ja mul peaks olema ilus kevadine taust. Siis settings alt saab määrata seda, kes teie küsimustikule vastab või kui kaua saab selle näiteks vastata. Et saate määrata siin alguskuupäeva ja lõpukuupäeva, siis kas näiteks saab vastaja vastata ainult ühe korra või ta võib mitu korda vastata, siis siin on võimalik määrata, et kui on ühelt aadressilt, veebi IP aadressid tehtud mitu korda proovi, siis blokeeritakse need erinevad IP aadressid või õigemini blokeeritakse nendelt aadressidelt tulevad vastused ja siis kui on näiteks soovi ainult e-maili teel jagada oma küsimustikku, siis et blokeerida need vastused, mis ei ole tulnud e-maili teel saadetud kutsele. Siis End options annab võimaluse saata peale küsimuste vastamist mõnele leheküljele näiteks. Mina saadaksin praegu vastajat leheküljele tere kevad. Et kui küsimustik on lõpetatud, siis suunatakse sellele lehele. Siis display on vaated
et oleks näha küsimuste numbrid näiteks, et kui on mitmeleheküljeline küsimustik, et siis igalt lehelt algavad näiteks küsimused eraldi, kui te siia tärni panete, uue numeratsiooniga, et küsimusi lehekülje kaupa muudetakse nende asukohta ja nii edasi. Selline väike katsetamise proovimise nupp. Siin on ka võimalus reset nupu teksti muuta ehk alusta uuesti võiks näiteks eesti keeles olla ja select asemel on märgi äkki. Nii, misk nupu alt tulevad siis välja jälle võimalused eestikeelsemaks muuta, next nupp on edasi, back on siis tagasi ja finish survey on lõpeta või saada vastused, vast sobib paremini. Saada vastused. Kui teil on soovi oma küsimustik parooliga kaitsta, siis oleks see koht ka, kus parool lisada ja kui on midagi valesti läinud, siis ka kuhu saaks pöörduda näiteks, kellel on kogemata valesti link olnud, et kuidas ta saaks seda muuta. Nii, salvestame siis settingud ära ja selleks, et siis avaldada, hiljem oleks võimalus ka resulti alt siis vaadata tulemusi, praegu mul ühtegi tulemust veel ei ole. Launch on see siis, mis küsimustiku loob. Siin on nüüd võimalik saata kutsed oma e-maili kontaktidele, aga siin on võimalik luua ka link, mida saab siis kasutada näiteks niisama sõpradele edastamiseks või mõnele kodulehele panemiseks. Ja siin on võimalik ka luua siis sellest istutamiseks embed kood. Võtame siit praegu lingist koopia ja vaatame. Ja kui koju lähen, siis näeb minu seaded väljas edasi. Tere kevad! Mul on võimalik siit editi pealt jälle teda muuta, preview'i alt vaatan teda kohe üle ja hiljem saan ma näiteks tulemused siit results nupu alt. Ja kui mul on tahtmist peaaegu sama küsimustikku kasutada, natukene muuta, siis duplicate aitab mul seda teha. Nii, vaatame üle ka, milline küsimustik sai. Kes on pildil? Oma küsimustiku kontrollides selgus, et ma olin tere kevade aadressi valesti kirjutanud. Ehk settingute alt saan ma siis selle muuta. Nii, siin on www-sid ei oleks tohtinud ees olla. Nii, salvesta ja muuda, nüüd peaks olema peale küsimustiku ärasaatmist õige aadress. Aga esimesed tulemusedki peaks näha olema. Vastanud on üks inimene. Siis millised on hinnangud? No näiteks koolieksamid väga ei meeldi. Tähtsuse järgi on hinnatud päike kõige tähtsamaks, roheline muru teiseks, linnulaul kolmandaks, soel neljandaks. Kevade lilled on ehk õigesti tulnud ja nii edasi. Seda on võimalik siis seda tulemust ka printida, vajadusel enda arvutisse salvestada, vaadata siis ka näiteks tulemuste tabelina, et võimalusi on päris palju erinevaid. Aga head katsetamist teile!